videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi siin ja järjekordne nädal hakkab veerema sinna. Sest meie oleme ju siin ja meie sinna ei veere veel, kui läheb libedalt ja ei hakka veerema. Kõigepealt muidugi tänan südamest kõiki, kes panevad õla alla ja kes muul viisil toetavad. Ilma teieta oleks kuradi raske ja põhimõte ongi selles, et meil on valida, kas me saame ka muid seisukohti, kui peavoolumeedia meile ette veeretab või valab või ei saa. Kas me tegeleme sellega, et loome midagi, mis hakkab meenutama järjest rohkem ühiskonda, ilma milleta riik eksisteerida ei saa, või jääme peavoolumeedia alla massatama. Ja sellepärast ongi vaja igati toetada neid, kes toetust vajavad. Toetan ju minagi siin läbi Nõmme raadio näiteks. Võtame makroskoopi, kus ilmuvad võrratud tõlkeartiklid ja nende lugemine, ma kardan, et võib käia väga paljudel juba üle jõu ja mõistuse. Muidugi üks killukene veel. Ainult see inimene on vaba, kes võib rääkida tõtt hirmu tundmata. Muidugi hirmust on võimalik lahti saada, aga pikk jutt on kõne. Seega stuudios on herr Andres Raid, välja uuriv ajakirjanik, kes on välja uurinud niisuguse asju, et kohati. Aga Andres, mis sa jälle välja uurisid? Guten Tag, nagu sa herr juba ütlesid, jätkame siis saksa keeles. Guten Tag. Väike verspätung antakse vast andeks ja lähme kohe asja kallale. Üleisraadio muide pakkus välja just paar päeva tagasi väga teistsuguse reportaaži Ukrainast ja Pekka oli kutsungi nimi või siis varjunimi sõduril, soomlasel, kes seal on ja siis on ka niimoodi, räägiti niimoodi, et ta on asutanud seal soomlaste võõrüksuse või selliseid. See tähendab, et neid soomlasi on natukene palju, aga neid jätkub. Ja see, mismoodi ta rääkis sellest sõjast, vaata see toob selle sõjaõuduse sulle kohe päris kenasti kätte. Iga teine sõna oli V-ga algav ja U-ga lõppev. Günekoloogiline lähenemine. Just niimoodi. Ja ja siis seletas, et kuivõrd jube see tegelikult on ja ainukene mõte on sealt minema ja soovitus ka kõikidele kaasmaalastele unustada see mõte, et kui kellelgi niisugune mõtteidu on, võib-olla peaks ka minema, ärge mõelgegi selle peale, et te seote ennast lepingute ja kõikide muude asjadega ja nii edasi. See on, see on Soome Rahvusringhääling. On temaga tegi temaga päris pika juttu ja see kõik mängiti televisioonis ka maha, nii et polnud nagu midagi kärpida, jah? Ei, seal ei olnud midagi. Ja siis ütles ta nii, pealkirjas on niimoodi, üks seika pelota häntä rindamalla ylimuiden, ehk siis üks seik rindel häirib rohkem kui kõik teised. Ja see on see lakkamatu suurtüki ja drooni tuli lakkamatult selle all ja ainult sealt minema saada. Tähendab, see oli, selles mõttes oli tähelepanuväärne, et see tõi välja, et sõda kui selline, ükskõik, kus koha peal maailma otsas see käib, ükskõik, kes sõdivad, on tegelikult üks äärmiselt kole asi. Siin on jäänud selline mulje, et see on midagi bravuurset, midagi kuskil vehitakse lippudega ja kõik tormab ja kõik kuidagi toimub. Aga mis selle taustal toimub, et inimesed ju langevad. Mida see peredel ja kõikidele tähendab ja mis see kõik kaasa toob, see terve põlvkonna vahelt ärajäämise ja nii edasi. Vaadake nüüd esimest või teist maailmasõda.
aga olgu pealegi. Siin on muidugi omaette nüanss, et see Pekka, vaata, kui sa tuled täielikust õudusest, esimesed 20 aastat sa sellest ei räägi. Mul on vähemalt selline tunne. Aga see mees peab olema suti intelligentsem ja ennast kõrvalt nägevam kui keskmine ei, tal inimene. Jutt jättis selle mulje, et soomlastel on ju see käib peaaegu et iga sõna taha ja lõppu ja algusesse ka, aga no ja siis selle kogu selle õuduse teeb veel niisugune administratiivne või saamatus või kuidas sa seda kutsud? Loll logistika. No Vene pool tuli, et üle anda ukrainlastele 6000 laipa, kes on surma saanud külmutusautodega, neid oli terve suur hulk, üle 100. Ja Ukraina pool keeldus nende vastuvõtmisest, ütlesid, et nad ei ole selleks veel valmis ja kohapealsid siis nüüd Ukraina need ametnikud, igasugused kanalid rääkisid, et see on tänu sellele, et segadused, et osad on maha kantud ja osad on teadmata kadunuteks kuulutatud ja kuna sisuliselt on Ukraina praegu pankrotis, siis ei ole neid väljamaksmiseks mõeldud summasid, mis perekondadele peaks minema. Seda raha lihtsalt ei ole. Ja eriti kui tuleb teha ringi hulk dokumente, et tuvastada ja olla nõus sellega, et see mees on surnud. Niisugune, aga see on põhjustanud juba ühiskonnas vägagi suure, sa kujuta ette, sul omaksed on saanud hukka. Ja küll siin Eestis on niisugused suhteliselt leiged ja kuidagi niisugused, kui on nii, siis on nii ja kui on naa, siis on naa. Aga seal on teistmoodi, inimese kombel maha matta, kas või see. No seal on oma kombed, usk. Ja usk ja kombed ja kõik see on väga oluline. Ja nüüd kätte ei anta, kus koha peal nad on, keegi ei tea, kuhu nad viidi. No käärib, sees käärib, aga olgu pealegi. Läheme nüüd asjade juurde. Magistritöö, see oli midagi sellist, mida kui ei oleks kirja pandud ja kontrollitud, kui keegi mulle seda räägiks, ma rääkisin oma mitmetele tuttavatele õppejõududele seda, kõik ütlesid, et kui ei näeks, ei usuks elu sees. Ja kuulake nüüd, magistritöö. Eestlaste keelekasutus paigutab inimese loomadest kõrgemale. Allahu Akbar. Seda tähendab, et kui ei oleks eestlaste keelekasutust, me ei teaks, et inimene on loomast kõrgemal. Nüüd mille poolest kõrgemal? Mõnes riiulis või mäe otsas või kuskil? Suur osa loomi on väiksemad kasvu kui inimesed. Osa on ka suuremad. Vaata, kus on kaelkirjaku pea. Aga ärme vaatame kaelkirjakut. Muide, üks elukas on maailmas olemas, kes ei suuda ülespoole vaadata. Kes taevasse näiteks ei suuda vaadata. Siga. Jah, just nimelt. Siga ongi selline elukas. Ta on sellisena loodud, et ta näeb ainult, mis ta ees on, ja niisugune väike 90-kraadine nurk ja ees ka. Aga see, mis toimub üleval, ta seda ei näe ja seoses sellega see teda ei huvita ka. Ja siin on võib-olla mõtet paralleele tõmmata mõningate meie juhtivate tegelastega, kes ala lõpmata sõna võtavad ja millegipärast oma ninast ei kaugemale, nabast kõrgemale ja veel kuskile mitte midagi nägema. Tähendab ka niimoodi, et ainult sinna horisondi poole, aga kõrgemale ei, kõrgemale ei näe. See tähendab, magistritööd, eestlaste keelekasutus paigutab inimese loomadest kõrgemale. Mis me tähendab, vaata siin on juba selline ülistame eestlast. Ei teagi, tähendab, vaata ei ole võimalik täieliku absurdiga, sellega ei ole võimalik ei nõustuda, aga sellega ei saa ka vaielda. Küsimuse peale, mis kell on, võttis ta taskust kraadiklaasi ja röögatas teisipäev. No mida sa selle peale ütled? Aga olgu pealegi, Raimond Kaljulaid on avaldanud oma arvamust, nagu sõda polekski. On haige, et Eesti pinnal selline äri käib.
turismibüroode kodulehekülgedel kirjutatakse muide ikka Tallinn ühe N-tähega. Tähendab, see on siis nüüd viga või? Kuidas sa kirjutad Helsingi? Ma kardan, et harjumusest G-ga, kuigi originaalis on seal K. Muidugi, meie kirjutamegi Helsingi G-ga. Ma ei ole kuulnud, et soomlased pahandaksid meilega selle peale. Kuidas sa lätlaste pealinna kirjutad? Riia 2 I-ga. Jaa, aga kuidas nemad ise seda ütlevad? G-ga, kurat. Riga. Kuidas me leedukatele siis peaksime ütlema? Leedukast vaatad. Kuule, aga lätlane ütleb meie kohta ka Igaunia või ma ei tea. No see tuleb Ugandist, ehk siis Mulgimaast. No ikka see jäälda ju välja Ugandi. Aga leedukate suhtes tuleks sanktsioonid rakendada. Nendel jaoks on Tallinn. Isegi mitte ühe N-iga, vaid lihtsalt üks N ka muidugi. Aga Tallinnas. Jah, võt niimoodi. Võt, olge lahked. Kui sa Georges Bizet nime leedu keeles näeksid, üllatuksid sa tõsiselt. Ühel afišil oli nimelt Juozas Bizas. Ma ei tee nalja. Kui Priit Tomson mängis korvpalli, siis lätlased ütlesid Tomsonas. Ja keegi ei öelnud ühtegi see leedukad ütlesid Tomsonas siis. Lätlasse peaks Tomsons. Jah. Koer, kes on tuntud ka Penny nime all, keeldus sellepärast Lätimaale minemast, et tema nimi muutub ka hoopis millekski muuks. Ikka juhtub. Jaa, aga olgu. Nii, ja ta ütleb veel niimoodi, et ekskursioonigruppidele tutvustatakse Eesti ajalugu eelkõige muidugi Russalkat, Eesti ajalugu Russalka kaudu. No vene keeli näki neid, jah. Ajab siin lihtsalt, kas see on nüüd poliitiline selline sõnavõtt enne valimisi või see on, mis ta tegelikult arvab? Andres, see on eestlaste keelekasutus, mis asetab varem nimetatud teistest elukatest kõrgemale. Aga mis see Russalka on, sa tead üldse? No see on... Näki neid. Näki neid, jah. Tõlkes puhtal kujul. Olgu, ja Aleksander Nevski katedraali reklaamitakse võimalust külastada imelist pargikompleksi Jekaterinental, tuntud ka kui Kadriorgu park. A nii ta loodigi Jekaterinental. Katjale, Katariina esimesele tegid, Jekaterinental tegigi, Peeter selle rajaski. Mis siin valesti on siis? Vaata, Kaliningrad ja Königsberg. No, aga leedukatel on nendel juba uus nimi. No. Juba uus nimi, ma ei mäleta, mis asi see on. Ja siis poolakad on juba ka oma nime talle juba pannud. Siltidel, muide kui sõidad, siis on juba uued nimed. Mitte Tšešov, ma ei mäleta praegu, mis asi see oli. Aga nendel on oma ette veel Kaliningradile või Königsbergile, kuidas soovite, oma nimi. Igaüks siis pretendeeriks nagu. Aga muidugi. Nii, aga nüüd on midagi head sulle. Mitte et eelmised oleksid olnud mingisugune jama, aga Hanah lahelt tuleb jälle midagi. Ma ei saa aru, kuidas on sellised isikud osutunud Riigikogu ametikohal olevaks, Riigikogu saadiku. Ütleb niimoodi, viimase 2 aasta jooksul oleme olnud tublid, ma ei tea, kas see meie on, keda ta meiega samastab, aga olgu peale. Riigiarhitekt on valitud, see tähendab, et oleme olnud 2 aasta jooksul oleme suutnud leida endale riigiarhitekti. See, kes nüüd hakkab kujundama kas riiki või siin olevaid elamuid või ei tea, mida asju, igal juhul selline asi on olemas. Ja Rail Balticaga liigume edasi. Imelik ka, kui tagasi liiguks, aga no. Oota, ega see nüüd alles tuleb. Jäätmeseaduse uuendused on aidanud vähendada toidujäätmete hulka. Jäätmeseaduse uuendused on aidanud vähendada toidujäätmete hulka. See tähendab, et teeme uue seaduse, inimesed söövad vähem. Nii või? Andres, siin on mitu nüanssi. No
ning täpsustavad vastutust probleemtoodete käsitlusel. Kas sa võid mulle öelda ühe probleemtoote? aga kas sa võid mulle öelda, kuidas sissetulekute vähendamine muudab toitumisharjumusi? Muidugi. Noh, sul ei ole harjumus on pikaajaliselt välja kujunenud. Nüüd on uus harjumus, nüüd ei söö enam. Või siis toitud nendest jäätmetest ja jäätmed sellisel juhul vähenevad. Saad aru? Ei saa. Ei, päriselt ei saa veel. Ühesõnaga hakkad sööma seda, mis teistest järgi. Sekka... Kas sa probleemtooteid oskad mulle mainida? Anah Lahe teab. Narkovärk või? Ei ole. Rehvid, romusõidukid ja põllumajandusplast. Missugune see kuidas erineb põllumajandusplast muust plastist? Noh, kui need pallide ümbrised, need kiled... Aga kui sa selle palli ümbert, põhupalli ümbert ära võtad ja mähid selle sinna näiteks mingisuguse mingi mänguasja mahud sinna sisse, või messid sinna sisse. See on taaskasutus. See on taaskasutus. Kumb siis, kas mänguasi on taaskasutud või see plast? Mänguasi on ka plast, ilmselt praegu väga paljudel juhtudel. Uus romusõidukite regulatsioon aitab vähendada niinimetatud kadunud autode hulka. Uus romusõidukid? Jah. Need on värsked. Värsked. Ja suunata need suuname lammutusse. Nad sõidavad. Marss! Jah, muutes registrit puhtamaks. Mis asi see puhtam register? Motiveerides omanike vastutusele. Motiveerides vastutusele, see laps on jäädavalt rikutud. Sellel ei ole, peale analüüside ei ole sellest vist küll midagi võtta, sellepärast, et ma ei tea, kui head need on. Loodame, et inimesel füüsis vähemalt kuidagi moodi veel kannab. Aga esiteks, motiveerida on võimalik ainult juba toimunud tegevusi. Postfaktum, miks sa seda tegid? Muide, juristid jagavad seda suurepäraselt, milline oli sinu motivatsioon, miks sa seda tegid. Väljastpoolt on võimalik inimest ainult stimuleerida, kas palgaga, paiga, hea sõnaga, aukirjaga, kohaga, kohalikus autahvlis. Lühidalt eesmärgi loomisega. No võt hakkab looma. Nii, olgu pealegi. Uusi asju tuleb nagu Vändrast saelaudu. Eesti 200 tutvustas valimisprogrammi ja valis tunnuslauseks uue põlvkonna Eesti. Saad aru, mida see tähendab? See tähendab, et meie sinuga kahekesi ja väga paljud meie kuulajad-vaatajad ei kuulu sellesse Eestisse. Sellesse Eestisse kuulub Kristina Kallas oma jüngritega. 2-aastase tegevpoliitiku staažiga nii öelda. Tähendab, ta välistab kõik teised. Aga siin on muidugi see loogika olemas, tal on kodukeel on vene keel ja eesti keel on talle, tähendab, tähendusväljade osas. Süntaks muidugi ka tal täiesti võõras eesti keele süntaks, aga siit tuleb nüüd see välja. Uue põlvkonna Eesti, uus põlvkond. Kas see juba on olemas või see alles tuleb või? Vaata, kui... Alustatakse selle uue põlvkonna loomisega, Pakosta tegi otsa lahti. 600 uuspõlvkonna esindajad tulevad Tartu vanglasse. Kas see on see või? See on ka jube küll, aga tead, vaata, nemad on ju ka vana põlvkond, nende agoonia ja tõmblemine. Nemad ei kao kuskile. Nii. Nemad on surmani uus põlvkond. Tuletame nüüd natukene meelde, ma kirjutasin selle välja. Mida see samane Kristina Kallas on öelnud? Kui see oleks näiteks juhtunud Soomes, Lätis või kas või kuskil Bermuda kolmnurgas, ei oleks sellel isikul, ma arvan, see on pelgalt subjektiivne arvamus, enam poliitikas mitte midagi teha. Antud isik on praegu Eesti Vabariigi haridusminister. Tuletame meelde, mida ta ütles. Tema enda sõnad. Loen maha sellepärast, et olla täpne. Eesti keel on sellises poliitilises ruumis ühine suhtluskeel, mitte ühe konkreetse kogukonna privilegeeritud keel. Eesti kultuur
peab integreerima elemente kõikide Eesti elanike sümbolitest, representatsioonidest ja väärtustest. Eestlastele jäägu nende pastlad ja kannel ja tõde ja õigus, kuid ka Andrei Ivanov on Eesti kultuur ja Eesti kultuuri saab väljendada vene keeles nii kirjanduses kui ka laulupidudel. Kristina Kallas. Ja edasi. Etnilisuse väljaviimine poliitilisest ruumist ei tähenda seda, et etnilisust tuleks koju kappi ära peita. Etnilisust tuleks privaatsfääri üle viia. Kuule, veel üks kord. Etnilisus ehk siis rahvuslikkus tuleks privaatsfääri üle viia ja võimaldada vabalt ka selle esitlemist avalikus ruumis indiviidi tasemel ja tasandil. Kuid riik peaks olema mitte etniline, vaid poliitiline nähtus. Mitte rahvusriik, vaid see on nagu Brežnevi kõne Eesti riigi 24. ülesandeks kongressil. ei peaks olema eestlaste heaolu tagamine, nende identiteedi ja keele toetamine, vaid kõigi Eestis elavate inimeste turvalisuse tagamine, elatustasemed tõstmine. Eesti keel on sellisest, ja palun väga. Ei ole mingit rahvusriiki. Privaatsfääris sa võid olla mingisugune eestlane omavahel arutada, vaikselt. Niipea kui sa avalikku ruumi tuled, unusta see ära. See on Kristina Kallas, tsiteerisin, kes on praegu haridusminister. Andres, siin on nüanss. Ma lugesin ka eile tema väljaütlemisi siin ja seal meie selle kummalise kooli ja koolikeele suhtes. Ja mõte, mis tuli. Aga ülejäänud ministrid on ju sellega rahul. Jah. Kui meie kambas keegi hakkab põtkima. Esimesed klassid jäävad praegu in corpore terve klassikursust kordama, sellepärast, et ei saa aru. Mindi eesti keelele üle, õpetaja tuli, räägib eesti keeles, need 30 tükki vaatavad kõik. Ja neil on igav. Ja neil on igav ja nad ei saa mitte millestki aru. Ja nüüd jäetakse in corpore. Tähendab, ja see on siis üleminek on olnud tohutu edulugu. Nii või? Kes sealt tulevad? Nii ta meie meediausklikutele ju ütleb. No. Ja need teevad näo, et usuvad, sest nad kardavad. Nii, olgu pealegi. Õhtuleht annab teada. Kerge elu uurib. Kerge uurib elu. Kristina Kallas, Eesti kool. Kristina Kallas ütleb niimoodi. Eesti kool eeldab väga palju pingutamist nii õppimise, kohal käimise kui ka eksamite mõttes. Aga mis mõttes veel siis? Kohal käimise mõttes eeldab pingutust. Muidugi. No kui on, tee on üles kaevatud, siis pead üle hüppama. Nii või? Mis see mõte siin nüüd on? Mida ta öelda tahab? Aga ta ütles pikalt. Kristina Kallasest arusaamine muide ei eelda mitte mingisugust pingutust, sellepärast, et seda lihtsalt ei ole võimalik aru saada. Suur osa ülejäänusid on samasugused. No nii, aga olgu peal. See on käsitlematu. Ta on võib-olla väga tubli inimene, ei tea, mis elualal. Ta on võib-olla sõbrana väga hea, võib-olla ta on liikleja. Oskab suppi keeta, riideid parandada, sokke mududa. Aga haridusministrina. Seda enam, et ta esindab seltskonna, kellel on ühiskonnas 2% või 3% toetus. Ja neid Eesti 200 esindajaid on veel. Patoloogiline valetaja Aleksei Jašin. Miks ma ütlen niimoodi? Palun väga otse kohe põhjendan. Tal on saadetud kirju. Te väidate, et koolides on õpetajatest puudust. Inimesed on pöördunud. Palun, nii, oleme valmis aitama. Kus kohta on vaja tulla. Nii, keda on vaja? Siis tuleb välja, et kedagi ei ole vaja. Lihtsalt blufitakse. Ja, seda sa oled korra siin rääkinud lihtsalt selgelt, et kirjuta oma avaldusi ja teate, eks te kirjutage teinekord meile jälle. Võtta, siin on kogu see mõtlemine tuleb kokku, näiteks Haapsalus on praegu juba, ega mujalgi ilmselt tõenäoliselt on kohalike valimiste tuules juba käima läinud, kes on kõige tublim, kõige ilusamini räägib ja kõige parem püüab välja näha. Haapsalus on suur silt väljas.
Haapsalu väärib uut juhtimist. Kuhu? Uut, tähendab, vot siin ongi seesamane peaasi, et on uus. See, milline ta on või mis selle vanale siis viga on või mida me teistmoodi teeksime või kus või mis. Ei, lihtsalt nüüd tahame meie võimu juurde tulla. Nüüd on meie kord, nüüd on meie. Mida te tegema hakkate, mis asja? No pole olemas. Mis seal Haapsalus valesti on tehtud? Muide, see on üks selline koht, kus parteid ei ole võimus, vaid on võimuliidud. See tähendab, on tehtud kohalike baasil, on tehtud mingisugused liidud, ühed eelistavad seda natuke, teised niisugused. Ja see tundub, et parteide vabad kohalikud. Liidud, näiteks me ühineme sinuga, ma ei tea, agraarliitu ja oleme Nõmme mingisuguse, ma ei tea, üleskündmise poolt ja teised on mingi roheliit, kes on vastu metsad kõik täis istuta, majad maha metsa asemele. Siis on ehitusliit, kes tahaks kõik täis ehitada vastupidi. Ära anna neile ideesid. No võt nii. Jah, võt ühesõnaga kuidagi niimoodi. Nüüd, olgu, tähendab, küsimus on ju selles, mitte küsimus ei ole kas uues või vanas. See on nagu need nais- ja meeste kvoodid igal pool äriettevõtete juhatustes ja kõik. Küsimus ei ole ei vanuses, soos, väljanägemises, vaid küsimus on ametialastes, kutsealastes ja erialates, oskustes, võimetes, pädevuses ja kompetentsis. Ja ongi kõik. Küsimus ei ole mitte selles, et eesmärk on, et Juss juhib, vaid kujuta ette, orkester. Siht peab olema, kuhu ta juhib. Kujuta ette, et sul on orkester näiteks, bänd või ükstapuha, kas rockibänd või siis sümfooniaorkester. Ja sul on seal kvoodid. Mul on jube hea kitarrist ja ma ütlen sellele, et ei tead, kallis Martin, et sa pead minema siit nüüd ära, et sellepärast, et mul on siin üks Ilse. Tsiteeriksin selle koha peal Reet Linna. See ei oska küll mängida, aga tead, kvoot on kvoot, midagi teha ei ole. Reet Linna ütles kunagi sel teemal mulle või vähemalt minu kuuldes, et vandid on bändis. Kes? Vandid, venelased, no vene keelt rääkijad. Üks oli volga sakslane, üks oli tatarlane rahvuselt, aga suhtluskeel oli neil vene keel ja ei kõlba. Ei kõlba? Ei kõlba. Ei kõlba, jah. Ja tahtsime vene turneele minna, siis selgus, et au vas fašistka pajot. Takka targemaks läheb. No võt see on, need äärmused, võt üks on niisugune äärmus ja teine on naasugune. Ja head nahka sellest ei tule, aga olgu. Rait Kuuse ütleb meile, ta on vanglate suur asjamees. Aga ta ütleb niimoodi. Praegu ei ole küsimus, ei ole nüüd kas on hea või halb, aga küsimus on, kuidas moodi öeldakse. Keeles järjekordselt. Tartu vangla Rootsile rentimine on kasulik tehing, sest alternatiiv on hullem. See tähendab, et sulle peksa andmine on kasulik tehing, kuna alternatiiv, et ma löön su maha, on hullem. Ma mõtlen just vaata see termin alternatiiv, see on väga kummaline. Näiteks meil on alternatiivkunst, alternatiivteater, aga alternatiiv on, et seda ei ole. Alternatiiv, sellel on kindel tähendus, ta tuleb alter, teine. Jah, teine. Ladina keelest. See tuleb alter ego, teine mina. Ja kõik nii edasi. Altera pars, täpselt sa kuulad, sa pead ka teist poolt kuulama. Ja nii edasi, nii edasi. Aga olgu pealegi, tähendab, kui inimesed selliselt mõtlevad, võtta see äratab küsimusi. Mitte see, et kas me antud juhul järjekordselt kordame, et me ei räägi siin, kas see tehing oli hea või halb. Tundub, et see oli väga halb, sellepärast, et Kosovole maksab Taani riik 300 miljonit, ei 600 miljonit või midagi taolist, mitukümmend korda rohkem kui meie omale. Meie omad saavad 300 vangi eest, maksavad palju rohkem, kui meie saame selle 600 vangi eest, me saame selle 30. Aga arvestab sinna juurde igast meditsiinikulud ja kes selle välja arvestab. Aga Pakosta lend, ega Pakosta on selles mõttes üks huvitav nähtus Eesti poliitilmas.
kuidas on võimalik saada juuramagister ilma bakalaureust all omamata. Ja tema vist ütleb ka seda, et see suurendab turvalisustunnet Tartus, mis tähendab tegelikult, et siis saab kergemini komandandi tunni kehtestada. Muide, nõuti välja Tallinna linnavalitsusest Pärtel-Peeter Pere või Peeter-Pärtel Pere. No, ükskõik. Teame, kellest jutt on. Haridust tõendavad dokumendid, sellepärast tegemist on avaliku teenistuse inimesega ja tema kohta informatsioon peab olema avalik. Ta on teadupärast juhtimisteaduste magister, lisaks sellele on ta lõpetanud Belgias pianisti ja džässkitarristi erialal mingisuguse konservatooriumi, lisaks sellele on ta Tallinna Ülikooli väidetavalt lõpetanud rootsi keele ja kultuuri alal ja nõuti välja need haridust tõendavad dokumendid. Tähendab, kui inimene võetakse tööle, siis ilmselt küsitakse mingisugused. Selle peale vastati, et Tallinna linnavalitsuse kantseleist kõik on õige. Kõik ja punkt. Et nõuti, aga ei saadud. Jah. Ja kõigepealt öeldi, et täname pöördumise eest. Inimestele linnakantseleile ei esitatud mingit pöördumist, vaid teabenõue, mis täidetakse 5 päeva jooksul ja peab olema täidetud. No näis, millega see epopöa lõppeb, sellepärast, et ma tean, seda seltskond ei kavatse seda asja niisama jätta. Ja kui Tallinna linnakantselei keeldub selle rahuldamisest, siis on võimalik ka kohtu kaudu sundida Tallinna linnavalitsust neid andmeid välja andma. Kui siis aga välja peaks tulema see, et isik on luuletanud kõik selle asja kokku, ma ei tea, mis siis saab olema. Aga mitte midagi ei saa tegelikult, ma arvan. Ma kardan ka, et vaata öeldakse, et issand kutsus dokumendid ära ja kõik oli ju õige nagu see juura küsimus. Täpselt niimoodi. Küsiti ka need dokumendid välja, mille alusel immatrikuleeriti Liisa Pakosta Tallinna Ülikooli juuramagistrisse. Need olevat kaduma läinud. Pardak! Jah, olgu. Nii, järgmine. Eos summutatud luureskandaal aitas kingituste kuhjaga saabunud Mertsil Trumpi meelitada. Muide, selle Trumpi ja Mertsi kohtumisega on üks naljakas lugu. Nüüd ma räägin Saksa pressist jälle. Erinevad väljaanded, aga nad tulevad kokku. 27 minutit rääkis Trump ja 4 minutit Merts. Ja Mertsil oli üks huvitav lause. 80 aastat tagasi vabastati tema kodumaa natsismi ikkest. Oda, kes vabastas sellisel juhul? Kes seal Berliini oma lipu püsti ajas? Berliinis, mai alguses. Ega ta ise ka ju ei öelnud, kes. Ei, seda ta ei teinud, aga ta kiitis muidugi Trumpi sõtta astumise eest ja nii edasi. Aga see oli siis vihje, et aga tegelikult vaata sinna... Ei, ei tea. Ja siis seal ütles muide välja ka, millest siin ei ole juttu olnud. Ma ei tea, miks. See oli iseenesest väga huvitav jutu ajal. Ja Donald Trump ütles välja sellise asja, et kui nüüd edasi ikkagi läheb, siis me kehtestame ikkagi väga karmid sanktsioonid nii Venemaale kui ka Ukrainale. See näitab, et nad ei taha kuidagi moodi kokku leppida. Meie asi on sundida nad omavahel kokku leppima, et see sõda ükskord otsa saaks ka Ukrainale. See on iseenesest väga, väga huvitav. Aga olgu pealegi. Nii. Aga olgu, luureskandaal oli nimelt, millest see luureskandaal oli, see kuulati 11 pealt ja järjekordselt ja nüüd on selline võimalus, et ameeriklased ei pruugigi oma luure andmeid võib-olla edaspidi. No kes seda teab? Ma räägin praegu Saksa pressi põhjal, Saksa ajakirjanduse põhjal. Ei pruugi nii helded oma luureandmete jagamisel olla, aga olgu peale. Nii, kuula nüüd. Riigikohus tunnistas kalapüügi seaduse sätted põhiseaduse vastaseks. See tähendab, et üks asi, mis siit kohe välja paistab, on see, et kõik seadused, mida püütakse kas vastu võtta, mis riigi kokku tulevad,
Nad peaksid olema ja võiksid olla. Pandis praegustele ja tulevastele põlvedele. Nad võiksid olla kõik järele vaadatud just sellest aspektist vaadatuna, et kas nad on kehtiva põhiseadusega kooskõlas või mitte. Nii lihtne see tegelikult ongi. Aga olgu, ja nüüd kuula, mis tekst siit tuleb. Riigikohus tunnistas sel nädalal põhiseadusega vastuolevaks kalapüügiseaduse sätted, mis näevad ette kalapüügiloa omaniku püügivõimaluse vähendamise põhjusel ja nüüd, et rikkumiste eest on karistatud kedagi teist kui teda ennast. Tõlgi, palun. Ei, ma ei oska. Sellel põhjusel, et rikkumiste eest on karistatud kedagi teist kui teda ennast. Aga kumb siis süüdi on? Ei tea. Kuidas ma nüüd pean sellest aru saama, mis asi siis selle vastane on või mis asi see poolt on või kuidas edasi seaduskuulekalt käituda. Et tekstid peaksid olema arusaadavad tavalugejale, ka kalamehele, kes ütleb, ahaa, näed, nüüd tohib nii või nüüd enam nii ei tohi või kuidas nüüd saab või võib või kuidas nüüd on seaduspärane. Et koguni üheselt mõistetav. Ei ole võimalik. Ja kuula edasi. Ega see ei ole kõik. Kalapüügiseaduse põhiseaduspärasuse vaidluse juured ulatuvad 23. aasta suvesse, kui Peipsi järvel jäi 2 kalurit vahele püügiga keelatud vahenditega. Muide, lause on hea. Vahele püügiga keelatud vahenditega. Püügiga on keelatud. Mitte seadusega keelatud, vaid püügiga keelatud vahenditega. Ma saan aru, keelatud vahenditega püügiga. Jah, see on loogiline. Aga ei, püügiga keelatud vahendid. Kas keegi tõlgib seal midagi või on... Segase sõnastuse spetsialiste on tööle võetud hulgi. Keskkonnaamet karistas 11. oktoobril 23 2 Peipus Grupp OÜ kalapüügiloa alusel kalapüüdnud kalurit rahatrahviga, kuna nad püüdsid 20. juulil Peipsjärvel kala lubatust väiksema silmasuurusega avavee mõrraga. Kalureid karistati erinevate tegude eest, sest nad käisid järvel eraldi ja üksteisest sõltumatult. Karistati selle eest, et käisid eraldi. Oleks koos käinud, siis kõik koos korras olnud. No, aga näed, juhtub. No, aga vaata, see on niimoodi, kui ametnike hulgas on selliseid inimesi, kes võib-olla ta kirjutab ära, ohkab, sai kaelast ära ja isegi läbi ei loe. Aga seal võiks olla siis mingisugune ametnik või mingisugune keeletoimetaja, kes vaatab sellest pilgu. Vaata, kui see on kõnekeeles, siis see on arusaadav, et ta on kogemata kõnekeeles selle kirjutanud ja intonatsioon ei mahu paberile, aga tema kõnekeel peab olema ka ju jube. No vot. Nii, Pärtel-Peeter, meie sõber, ütleb niimoodi. Mõistan, et lihtne on tühistada inimest, kes viib lapsi rattaga kooli, aga kambakas ei tee linna paremaks. Kas oled midagi kuulnud inimeste tühistamisest, kes viivad rattaga lapsi kooli? Ma ei tea, kuidas liiklusseadus sellesse suhtub. Jalgrattaga näiteks taga on iste, laste iste, palun väga. No jah. Ka lasteaed on. Aga kast, kui äkki kasti... No ma ei tea, aga ma usun, et teatud tingimustel saab sellega hakkama ja seda ka tohib. Nüüd džässpianist jätkab. Ma saan aru, et Reformierakonda on lihtne ja mugav vihata. Veel lihtsam on sildistada 3 ühe vastu oma koalitsioonipartnerit. Kõige lihtsam on tühistada inimest, kes oma lapsi rattaga kooli viib. Kõik vihkavad rattureid. Kõik vihkavad. See tähendab, ta räägib praegu, tundub niimoodi enda nimel, et teda kõik vihkavad. Mina küll ei tea, kas sa vihkad mõnda ratturit või? Ei, ma olen ise väga palju sõitnud ja oma poega dresseerinud ja treeninud pikalt sõitma ja kõigega saab hakkama. Ja vihkamine on nii puhas tunne, et seda ei harjuta millega. Mina ei tea ühtegi ratturit, keda ma vihkaks.
see päris tõsiselt, aga ta väidab, et kõik vihkavad, olgu. Varro Vooglaid ütleb niimoodi, valitsus peab loobuma oma plaanist teha Eesti teistest riikidest siia saadetud kurjategijate hoiukohaks. Muide, siin on üks see hoiukohaga seoses, no muidugi, neid asju on väga palju lahatud, me ei hakka seda kõike üle kordama, aga tuletame meelde, Soome prügi tuleb praegu Eestisse. Radioaktiivseid jäätmed juba, pakri ja kõik see. Me oleme tõepoolest muutumas kellegi hoiukohaks. No 99 etendus ühtse Eesti suurkogu andis need ideed. No nii, olgu pealegi. Nii, noorte projektidest nüüd. Noorte projektidest said toetust nii LGBTQI pluss ruum kui ka demokraatia edendamine. Mis asi see on? Ruum, mingi ruum. Haridus- ja noorteamet Harno, muide see on kontor, mille võiks päeva pealt kinni panna ja mitte midagi ei juhtu. Absoluutselt mitte midagi. Ma saan aru, et hunnik inimesi jääb tööta, aga tohutu hunnik raha hoitakse kokku. Ja palju rumalusi jääb tegemata. Mis nad? Nüüd jagati 374 000 noorte projektidele, mille seas oli muu hulgas LGBT noortele kui ka näiteks demokraatia arendamine noorte hulgas. Mis tähendab demokraatia arendamine? See on mingisugune üldfraas, mis ei tähenda mitte midagi. Esiteks muidugi. Ja teiseks, kallid Harno töötajad, nüüd teile eraldi. Arendada ei ole mitte kuskil mitte kedagi ega midagi võimalik. Mis on võimalik teha, on võimalik luua arenguks kas soodsad või ebasoodsad tingimused. Nii palju ongi. Arendama. Harno töötajad võiksid ette võtta, teha endale arengu mõiste selgeks ja sealt tuleb ka välja, et arendada ei ole mitte kuskil mitte kedagi, midagi ei ole võimalik. Nii, noorte heaks taotlusvoorust rahastas Harno projekti, mis keskendusid 3 valdkonnale. Prioriteetidele, noorte vaimse tervise võimekuse suurendamine. Tegevus ei saa olla eesmärk. Ei suurendamine, vähendamine, kahandamine ega kasvatamine. Ka loomulikult arendamine, mis iseenesest on juba nonsense. Vaimse tervis. Inimesel ei ole eraldi mitut tervist. Suri maha, tervis oli väga hea. Üldtervis, maksa tervis oli väga halb. Kopsude tervis oli väga halb, suri ära. Aju tervis oli väga halb, aga muidu oli täiesti terve. Kõik muud tervised, jalad ei higistanud, käte tervis oli, suuhügieen, suu tervis, kõik oli väga hea, ainult võt see. Isiklikult, kui võimekas on sinu vaimne tervis? Ma ei tea, mis asi see selline on. Need inimesed ei ole mitte kunagi tutvunud ei psühholoogia, sotsiaalpsühholoogia ega sotsioloogia. Nende alustega, ütleme niimoodi. Okei. Eesti põlevkivi uusrakendus hakkame pomme tootma. Nüüd on järjekordselt keegi välja... Pomme on ja pomme saab. 1953 noorte laulik. Jah, pomme. Tähendab, ma saan aru, et on jälle mingisugune projekt püsti pandud, mis eeldab, et mingisse kohta, mingile arvele kantakse riiklikust mingisugusest fondist või kohast üle jälle mingisugused rahast. Tõsiselt võetav, kallid sõbrad, see ei ole. Tõsiselt võetavad on mitmesugused teised tehnoloogiad, mida eiratakse, mis on tegelikult olemas, mis on võimelised sellest samast kivisööst välja raputama väga palju väärismetalle, on võimelised selle sama põlevkivi nanoosakesteks lahutama ja tegema sellest ei tea mingisuguseid, mis imeasju, et kõik need tehnoloogiad on olemas. Keegi teatab, et me hakkame hoopis lõhkeainet tootma. Lõhkeainet, mille hiinlased 4000 aastat tagasi juba kuskil kokku panid. Aga noh, ei ole meil on Pornhöö on kirjutanud ühe teatava niisuguse väga huvitava tüki, kus neid asju kirjeldatakse. Nii, kuula nüüd. Vanade elektrijaamide reservis hoidmise pikendamine suurendab elektriarvet. Vanade elektrijaamade reservis hoidmine ja selle pikendamine. Nimeta mulle 5 asja, mis ei suurenda elektriarvet. Selliseid asju ei ole olemas. Paraku nad kõik suurendavad. Me elame praegu uues reaalsuses, kus kõik suurendab elektriarvet. Kõik komponendid.
roheväil ja kliimamuutus ja kõik see. Nii, juhtkiri väidab meile sellist asja. Poola valimistulemus ei olnud Eestile ega Euroopale hea. Kui ütle, miks peaks Poola rahvas valima endale mingisuguseid juhte, lähtuvalt sellest, et kas see on Eestile hea või halb? Kas see Poola rahvas äkki ise kuidagimoodi otsustab, et mis neile sobib antud hetkel? No nemad on riigi nimi, rahvas, tähendab, nemad otsustagu oma asju, nii nagu Poola neil vaja meelest on täiesti suveräänne riik ju, ka lisaks kõigile. Piirid ja sõjavägi, lipp ja hümn ja president ja peaminister ja rahvas ja kõik on nagu olemas ju või ei ole või? Võtame vastu seadused, et Eestil oleks hea. Et Eestil oleks hea, edaspidi poolakatele paluks edaspidi valida ikkagi sellisel viisil, et oleks Euroopale ja Eestile hea. No Rumeenias näidati, et vaja, kuidas vaja, nii tehakse, aga noh. Nii, nüüd energiast natukene veel. Kanadas läks Hiina reaktoriga analoogiline jaam, millest siin räägitakse, maksma üle miljardi Kanada dollari. Siin räägitakse analoogilisest jaamast juba 2,5 miljonist eurost. Miljonist või miljardist? Miljardist muidugi. Ja tead, kes sellega tegelevad ikka jälle? Leppimann ja Kristi Talving ja Talving on praegu üks konkurentsiameti või tarbijakaitseameti suure ameti juht ja kes Leppimann on? Leppimann on praegu riigivarude suur juht ja õpetaja. Mis nendel pistmist on nende elektrijaamadega? Kas aatomi või mitte aatomit? Ja tuletan meelde, kus nad olid. Liive aegne Leppimann, kes oli kantsler. Sealt tulid need Jutad, sealt tulid need Jordaaniad, sealt tulid need Alstomi kivisöe katlad, Auverre, mis mitte kuidagi tööle ei hakka. Ikka tegeldakse edasi ja nüüd on vaja eraldada neile veel kõigest paar miljardit ja rohkem ei olegi eriti vaja. Uuringuteks juba miljonid tulevad, kuhu kohta ja mismoodi. Nendel isikutel ei ole mitte õrna ettekujutust ei aatomist, aatomijaamadest ega midagi. Nüüd käisid Kanadas, mida neile seal näidati, näidati pealt mingisugust jaama. Ettevalmistust ju ei ole mitte mingisugust. Meil Eestis ei ole muide neid spetsialiste olemas, kes nende asjadega võiksid üldse tegelda, isegi kaasa rääkida. Aga no võt, on teatud hulk tegelasi, kes on suutelised ükskõik mis alal tegutsema ja tulemuslikult selles mõttes, et raha, kes ei tahaks olla nende kraanide juures, no kõik tahaksid. Mitte isegi kaasa rääkima, vaid soolot panema on nad sätitud. Ainuke küsimus loogiline, mis tekib, et kuule, kõik need initsiaatorid seal, palju te ise, see on eraprojekt muide, palju te ise sinna panete? Mitte midagi, see on kõik riiklik raha, et maksumaksja raha, millega siis hakatakse opereerima. Kui kalliks see Rail Baltica juba läinud on, alghindadega võrreldes, kus me sellega oleme, aga teatud seltskonnad elavad selle seljas suurepäraselt ja tulevad toime ja mitte mingisugust praegsugi ei ole. Nii, valitsus plaanib RMK nõukogu liikmete tasusid ligi 3 korda tõsta. Mida teeb RMK nõukogu liige? Annab nõuet, hakake külvama ananassi. Mitu tundi päevas nad seal siis seda nõu annavad? Mitu korda aastas nad koos käivad. Jah, aga tasu saavad iga kuu ju. Ja nüüd seda 3 korda rohkem veel. Raha ikkagi on, tuleb välja. Vaga vahetab erikomisjonis Eesti Panga nõukokku siirduva Võrklaeva välja. Aga siin on kogu see mehhanism on ära toodud mõnes lauses. Kuidas asjad käivad? Kuna riigieelarve kontrolli erikomisjoni praegune aseesimees Mart Võrklaev siirdus Eesti Panga nõukokku, valis komisjon esmaspäeval endale uue aseesimehe ja esimeheks valiti tagasi Urmas Reinsalu ja uueks aseesimeheks sai Kristo Enn Vaga. Võrklaeva asemel seadis Reformierakond komisjoni aseesimehe kohale Kristo Enn Vaga, kes ütles ERR-ile, et vangerduse põhjuseks vangerduse.
teda vangerdatakse lihtsalt. Üks läheb sinna, teine tuleb tänna, aga seltskond on ju seesama. See on nagu varesed on puu otsas, pauk käib, kõik tõusevad õhku ja maanduvad siis tagasi. Noh, erinevatele okstele küll, aga see seltskond on kõik seesama kogu aeg. No see on selleks, et mind ei saa süüdistada, seda tegi eelmine mees selle koha peal. Ja vangerduse põhjuseks on Võrklaeva liikumine Eesti Panga nõukokku. Lihtsalt liikus. Panga nõukokku, mis nõu, ega see ei olegi tähtis, nõukokku, seal on palk iga kuu muid. Et saaks seal sellele tööle keskenduda, siis Riigikontrolli erikomisjoni tuleb uus inimene valida ja selleks olen koalitsioonipoolne kandidaat, mina, nii kinnitas Vaga, loomulikult mina. Nii, Estlink, me läheme edasi. Estlink 3 kavandatakse arvestusega, et seda võidakse saboteerida. No tähendab... Oot. Sõna sabotaaž tähendab mida? On olemas eesti keeles veel teine, ma saan aru, et see on võetud inglise keelest ja üle viidud. Meil eesti keeles on 2 sõna, üks on sabotaaž ja teine on diversioon. Sabotaaž on see, et omad urgitsevad, diversandid tulevad väljast. Sabotaaž tähendab saboteerime ettevõtt, noh tähendab, see on nagu vaikne Itaalia streik, ei võta, ei tee, teeme aeglasemalt, saboteerime üritust, ühesõnaga viskame, loobime kaikaid kodaratesse igal pool, siin sees. Sabotaaž tähendab seda. Diversioon, see on väljastpoolt tulnud. Antud juhul on, et seda võidakse rünnata, seda võidakse rikkuda, see võidakse katki teha. Ükskõik, seda võidakse saboteerida. Aga tead, kui ikka omad on 4 jalaga vastu, siis on kole küll siukest asja teha. No. Nii, Kalev Stoicescu küsib. Kas häbistatud Venemaa, noh nii, võib kasutada vasturünnakuks oma imeraketti? No, kas võib siis? Tähendab küsimus, kas võib kasutada? Kelle käest ta nüüd küsib siis? Kas võib? Muidugi võib. Kas ta kasutab, see on ise asi. Või ei kasuta. Või kasutab natuke. Või kasutab kohe, või kasutab hiljem. Aga kas võib kasutada? Kuidas sa selle küsimuse üldse püsti paned? Kas võib? Õpilane küsib õpetajast, vabandust, kas ma võin välja minna korraks? Ja palun. Kas Stoicescu ei ole oma luba andnud? Vaat niisugune. Olgu pealegi. Nüüd, siin on üht-teist veel lõbusat. Kriminaalsüüdistusega Isamaa liige sai Võrumaa teataja omanikuks. Kui palju on meil süüdistusi olnud igasuguseid? Kui palju neid, mis on kokku kukkunud? Kriminaalsüüdistusega Isamaa. Jah, Isamaa minu meelest ei ole saanud ühtegi kriminaalsüüdistust. Erinevalt Keskerakonnast näiteks. Keskerakond on saanud ja on ka süüdi mõistetud. Kriminaalsüüdistusega Isamaa. Isamaa ei ole saanud ühti. No, palun. No, võib-olla sa tead paremini ja mina ka ei tea. Ole. Kriminaalsüüdistust ei ole Isamaa mitte kuskil siiamaani mitte kunagi saanud. Nii et kontrollige natuke. Muide, gaasi impordist ka, torudest oli juttu. Oi, meil on aeg läbi. Torudest nii palju, et vaata nüüd selle gaasi impordiga, et kuidas sellega ikkagi on ja kas sellega on ja üleüldse ja Vene gaas ja mitte Vene gaas. Tead, ja nüüd on 2 riiki, kes ütlesid, oot. Mingeid niisuguseid eriti karme sanktsioone peale ei pane, sellepärast, et me oleme kõige suuremad Vene gaasi importijad. Esialgu ei pane. Tead, kes need on? No? Seesamane Belgia ja Prantsusmaa. Nemad ametlikult praegu on välja käinud sellise viisil öelnud mõlemad, et me otsime praegu seadusest lünki, kuidas sellest mööda hiilida ja gaasi ikka edasi tuua. Ega ta siiamaani ei ole ju sanktsioonidega kaetud, peetakse halvaks tooniks lihtsalt võib-olla. Aga terve Euroopa see tarnib ju Vene gaasi edasi. Ja neid skeeme on... Tähendab,
no nii lihtsalt on. Nii lihtsalt on sellepärast, et muidu ei tule esialgu toime. Saksamaa on niikuinii juba pooleldi deindustrialiseerunud. On ta selline nagu on. See meeldib kellelegi või mitte, see on sakslaste asi otsustada, kuidas nad panevad oma tuumajaamad uuesti tööle või ei pane või teevad nii või naa või kolmandat moodi. See ei ole nagu Eesti asi otsustada, see on Saksamaa asi otsustada. Ja Saksamaal 51% elanikest tahaks sealt ära. Muide, Augsburgis, Saksa Tagesspiegel või mis asi see oli, nüüd ajalehe nimetusega võin eksida, 2/3 Saksa laste kooli minijatest, Augsburg on muide Saksa vanalinn, see ei ole mingisugune nagu Kohtla-Järve meil. Ei, see on nagu Tallinn või Tartu või Haapsalu või ikka vanalinn. Ja seal on 2/3 neid, kes on kooli võetud ilma elementaarse saksa keele oskuse kontrollita. Ja siis nad istuvad seal. Aru mitte millestki ei saa ja see on Saksamaal muutunud suureks probleemiks. Ja see on 2/3 esimesse klassi minejatest. See ei ole 1 või 2 õpilast. See on 2/3. Absoluutarvuna võib see olla kohutav. Aga see ongi kohutav. Ja nüüd ärkab Fritz hommikul üles ja kuidas me sinnamaani oleme jõudnud? Ei tea. Angela karjus küll, wir haben Platz, et meil on siin ruumi küll, tulge aga. No nad nüüd on kohal ja nüüd te istute sellise pildiga, mis teile vastu vaatab silmitsi. Nii et olge lahked. Eks nii ole meil ka mitmete asjadega. Seda võib võrrelda hambavaluga. Esimesel päeval valutab, kannatad. Teisel päeval valutab, kannatad. Kolmandal mõtted, et võiks minna hambaarsti juurde. Neljandal juba niimoodi uurid, kus on hambaarst. Aga me paneme asju tähele alles siis, kui see on väga valus ja siis ei ole enam võimalik kõike tagasi pöörata. Nii nagu Sirbis oli, praegu kippus vasar ka muidugi suhu, aga see on vana nimetus. Seal oli ju ilus artikkel, kus joonistati ideaalis lahti skeem, kuidas mingisugune aktiivne, agressiivne vähemus kasutab kõlavaid nimetusi nagu kogukond ja linnaruum ja kurat teab, mis teeb Tartus mingisugust ala õuealaks, et seal ei saagi autoga sõita, välja arvatud kohalikud ja mingid. Seal oli koerte tajuala. Koerte tajuala, et koerad tajuksid, et nad on alal ja see on üks vaimukamaid ja peenetundelisemalt kirjutatud artikleid, mida ma üldse viimasel ajal olen lugenud. Aga seal on kaunis konks. Kui see oli vist novembris, kuulutati kuskil Facebooki lehel, et vaat niimoodi võiks teha. Aprillis meil on juba linnavalitsusega kokku lepitud. Milles? Raha jagamises. Kui palju saab üks, kui palju saab teine. Ja see ongi skeem, millega, ma ei taha isegi öelda, et istutakse kogukondadele. Tartu on ju täiega kogukonnana käsitletav. Kogukond, siis terve kond. Jah, et istutakse pähe. Ei, see on ehedalt persega näkku. Face them up table. Face them up table, jah. See samune narõva. Just nimelt. Ja vaata, see on see tehnika, et tegelikult kõike tehakse avalikult. Kusjuures sulle kuulutatakse, et kannataja oled sina, aga me ei ütle seda praegu välja. Praegu sa oled kogukond, kelle ees me hoolitseme, nii et kohvi vesi seal samuses keeb. Tead, kui vana väljend see on? Oi, see on vana, ma teadsin seda. Ma kuskil 1880 millegiga mingi tekst. See on, kus ma leidsin selle kõige vanema. Võib-olla on veel vanem, aga igal juhul sellel ajal oli see juba see väljend täiesti olemas.
sellisel juhul on see väljend meie kultuuri lahutamatu osa ja me ei tohi seda maha vaikida. No, ärme siis vaikime. Olgu, teeme niimoodi. Разве от этого легче, nagu keegi kuskil ütles, see on ka klassikaline tsitaat. Aga ole sa tänatud väljauuriv ajakirjanik Andres Raid. No, lõid jälle pulsi üles ja vererõhu ka sinna samasse kohta ja nii edasi. Ja olge tänatud kõik, kes te toetate meie tegevus siin Nõmme raadios. Ilma teie toeta oleks juba kogukonnale head tehtud võib-olla. Ja noh, tõepoolest, vaba on see inimene, kes võib tõtt rääkida. Ole tänatud, Andres Raid, ja meie püha sõda läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.